tuntud kokk Jats alustab oma, see oli korndoogide tegemist siis. Just täpselt, korndoogid, jah. Nii, kahjuks meile suurt videopilti, võib-olla hiljem saate televiisorist vaadata siis teatud saatest, aga tulge julgelt ligemale, ärge kartke, et näete tõelisi meistrinippe ning spetsialiteeti. Et alustame sellest, et ma võin öelda, mina olen suur hotdogi sõber, aga mis eristab korndoogi hotdogist kõigepealt? No tegelikult korndogi võibki pidada nagu hotdogi eelkäijaks, ma arvan. Et kui hotdogi puhul on meil tegemist, eks ole, saiaga, mille vahel on viiner, siis korndogi puhul on meil tegemist viineriga, mille ümber on taigen. Eks ole? Et kõik head Eesti viineri krüüka sõbrad, ma arvan, peaks seda kunsti valdama. Igaühel on raudselt kodus oma retsepti, oma üldse ei kahtlegi, et koos vürtsikiludega söödi seda ka Eesti Vabariigis juba ammu. Selge see. Aga sa võid ise samal ajal teha ja mina hoian sul mikrofoni ja võid siis kommenteerida. Ma näen tõesti, sul on taigen, sul ei ole valmis saia siin, kuhu sa midagi sisse pistad. Et millest see taigen tehtud on? Jaa, no see taigen, nii nagu nimigi ütleb, eks ole, me räägime maisikoerast, ehk siis korndog. Et siin on nüüd niimoodi julge 3-4 supilusikatäit maisijahu, natukene ma panin tiheduseks juurde ka nisujahu, eks ole. Et see suhe võiks olla niimoodi, et 2/3, 1/3. Siis on siin paar muna ja siis ma segasin selle kõik läbi ja panin sinna juurde koord, eks ole, et ta tekiks selline mõnus tekstuur. Arvestades tänast ilma, siis siia tulles ma haarasin kaasa marineeritud jalapeenos. Siin on 3 viilu ära tükeldatud. Miks? Sellepärast, et jalapeeno teatavasti teeb sees soojaks, hinge rõõmsaks ja ajab naeru näo suule. Ja kui meil juba natukene... Teeb kirglikuks? Absoluutselt. Ja loomulikult, kui meil on juba natukene sellist paprikalist või piprelist seal taigna sees, siis üks paprika pisem läheb ka siia juurde. Nii, arvestades jällegi tänast ilma ja seda, et me oleme turul, me oleme Nõmme turul, mis lokkab rohelusest. Siin on petersellid, siin on murulaugud, siin on sibulad, siin on kõike, mida hing ja tervis jäädab. Siis loomulikult siia juurde ka väikene roheline petersell või murulauk ja kindlasti taiglasse soola ja pipart. Nõnda, et see konsistents peaks jääma selliseks, noh, ütleme tugevamaks kui hapukoor. See edapidi. Nüüd, kui see tainas on meil kokku segatud, siis täiesti uudistooted jälle võrvad loomulikult, kanaviinerid ja lihtsalt viinerid, kaksikveega. Nende jaoks ma ostsin korralikult puuvardad või grillvardad, lükkasin nad vardasse ja ega meil palju trikke ei ole vaja teha. Nüüd läheb see siia taiglasse. Teeme vana hea pööra ja hüppa ja siis kuuma õli sisse. Tähendab, see on fritüüri sisse võib ka panna? Täpselt niimoodi. Fritüüri sisse sobib imeliselt. Ja küpsemine toimub väga kiiresti, nagu te näete, super ilus värv, kõigile sina näed. Teie veel ei näe. Ma räägin teistele. Võib tulla ligemale. Et kui ta on selline mõnus pruunikas, natukene laseme veel tõmmata ja siis ei ole muud kui võtame selle kätte ja tuletame meelde lapsepõlve. Siis oli muidugi siin ori otsas näiteks suhkruvalt. Aga nüüd on mõne viiner. Sinna juurde, et asi põnevam oleks, siis ma tegin 2 kastet. Õigemini üks on veel lõpetamata. Et jällegi siia tulles mõeldes selle peale, et mis taevast alla tuleb, siis ma võtsin tegelikult juba valmis sellise natukene vürtsika juustukastme, eks ole, sedarjuustukastme ja nüüd hapukoorega natukene pikendan seda. Ja siia juurde, loomulikult, kallid sõbrad, mida muud, rohelist, Nõmme turul. Näiteks peterselli sobib väga hästi. Ja
kui meil on juba selline koorene kaste, eks ole, selle corndogi jaoks olemas, siis kindlasti nii ihu, hing kui kõik muu ihaldab natukene midagi vürtsikamat, teravamat, siis teise käega segasin ma valmis siin tomatikastu. Ja siia sisse ma panin puustatud tomateid, natukene tšillikastet maitseks, siis värsket hästi peeneks hakitud sibulat, natukene küüslauku ja nüüd, kui on meil valmis see, mis oli? Corn dog, maisikoer. Jaa. Kõik ütlevad koos. Ma juba luban. Kõvemini. Ja milles see jätnud on? Võro viinerist loomulikult. Just. Nii. Aga ütle, kas ma, kuna ma olen siin pikalt mikrofoni hoidnud, käsi on väsinud ja energiat on kulunud, kas ma võin võtta selle esimese maitsta ja ühesõnaga inimestel suud vett tilkuma panna, näiteks? Aga see pole veel kõik. Räägi. Arvestades seda, et meie ilm on külm. Arvestades seda, me oleme Nõmme turul ja nagu ma rääkisin juba enne rohelisest, siis ma tegin ka väikse suvikõrvitsa salati, sellepärast praegu on viimane aeg võtta neid värskeid ja mõnusaid kopsakaid sealt põllu pealt ära ja nemad kergelt ära röstida, tsukiiniviilud ja siis siia peale ma tegin sellise õli-ürdikastme, loomulikult jälle rohelisest, millest muust. Natukene õli, natukene veinijäädikat, suhkurt soola, musta pipart, küüslauku, murulauku, basiilikut. Ja ma loodan, et teie maitsemeeled saavad õnnelikeks. Nii tore vaadata Eesti inimeste nägusid külmas ilmas nii soojaks muutumas. Aga on ju niimoodi, et sa nüüd lähema paari minuti jooksul küpsetad need vardad kõikidele huvilistele, kes siin lähemal on, vähemalt neile valmis ja kõik võivad võtta ja maitsta. On nii? Just täpselt nii palju, kui need siin on, kõik saavad teieks. Nii et kallid eelkõige daamid, te olete kohe oodatud. Tulge ligemale, näete seda valmistamisprotsessi ise kõrval ning saate kohe, ütleme, potisoojalt kätte. Aga enne kui ma asun nüüd kulinaarse eeskava kallale, isikliku eeskava kallale, ütle, kas seda sama retsepti või kirjeldust, on see sul kuskil netis üleval või levitad sa seda või võid jagada? No seda võib küsida selle mehe käes, kus kohas see üleval on. Loomulikult lihakokad.ee. Well. Aga nüüd tõesti siis laseme kokal segamatult tegutseda ning teie astuge ligi ning maitske ning seda kõike ilusa vanaaegse muusika saate. Teeme jatsule või džässile, kuidas ütle nüüd täpselt, kuidas parem on siin kutsuda? Ja lapsel kutu nime. Teeme jatsule suure aplausi!